Mina olen Mari ja see on Horticom. Ma tulin Horticomi 5 aastat tagasi, just siis, kui mu emapuhkus oli lõppenud. Alguses olin ma müügiassistent ning tänaseks on minu ametinimetuseks kliendihaldur. Olin juba alguses väga positiivselt üllatunud. Kogu see ettevõte hingab kui üks suur organism. Näiteks igal hommikul, kui ma tööle tulen, ootab mind üks soe energiakallistus, mis annab mõnusa laengu terveks päevaks. See tekitab tunde just, kui meie meeskond oleks üks suur perekond. Ja nagu igas perekonnas, jagame me ka ühiseid võite, kuid tuleb ka ette kirglikke vaidlusi ja enda eest seismist. Aga ma arvan, et see pole midagi enneolematut. Ja tegelikult näitab see just inimeste pühendumist ja hoolivust oma tegevuse suhtes. Mis võib-olla alguses kõige keerulisemaks osutus, oli see meeletu toodete valik ja sortiment, mille pidin endale selgeks tegema. Sõna otseses mõttes saab Horticomist vajalikke tarbeid nii aknalauaaednik kui professionaalne põllumajandusettevõte, alustades erinevatest seemnetest, taimekaitsevahenditest ja väetistest, lõpetades kasvuhoonete, lillepottide ja professionaalsete aiatarvikutega. Kuigi meie fookus on peamiselt hulgimüügil, mõtleme alati ka tavatarbija peale. Mis puudutab minu tööd, siis pean ütlema, et ega paremat ametit enesearendamiseks vist polegi. Ühelt poolt dikteerivad mu ülesandeid numbrid, tabelid ja arvutuskäigud. Teisalt pean olema loominguline ning avatud meeltega, et kliendile täpselt tema vajadustele sobiv lahendus välja töötada. Nagu iga inimene on unikaalne, täpselt sama käib iga tellimuse kohta. Mu kliendid ei oota standardseid pakkumisi, vaid eeldavad partnerlust ja parimat võimalikku lahendust. Mida aeg edasi, seda rohkem ma tunnen, kui oluline on pöörduda tagasi oma juurte juurde ning elavdada puhta ja naturaalse toidu eelistamist. Igapäevaselt paljude köögi- ja puuviljakasvatajatega suheldes olen saanud maitsta just neid õigeid, toitvaid ja maitsvaid vilju, mida saame tegelikult ju ka ise väga edukalt Eestis kasvatada. Me võiksime rohkem mõelda sellele, et meie puhtas keskkonnas õigesti kasvatatud annid on palju suurema toiteväärtusega. See omakorda tähendab, et neid vilju nautides oleks meie tarbimine oluliselt väiksem ja me oleksime tervemad. Mulle meeldib mõelda, et pole olemas halba ilma. Kõik on tõlgendamise küsimus. Vihm kastab, päike soojendab, tuul toob energiat. Igasugune ilm on meile vajalik. Just selline suhtumine ja mõtlemine ei tekita minus ühelgi hommikul aknast välja vaadates pettumust või küsimust. Miks just täna peab selline päev tulema? Selline mõttemaailm aitabki mul iga päev rõõmu külvata ja annab mulle energiat liikuda sihikindlalt järjepideva arengu suunas.